Paneks kõrgemale, Jaan, ei, mida kohta? Ei, paras. Või paneks siia nurga. See on kaugel. Ei, see on eemal. See on vastu, pane siit. Pane siit. Köögi. Hoiab ka. Siin juba aastast 2005. Siit Vaokülast, kunagi väiksest põllest oli küll rohkem kalamees, aga ikka see jahimevisik sai ka lõpuks võitud. Et suur aitäh kõigile meie oma jahimeestele, kõigile kallitele külalistele, meie koostööpartneritele, et sellisel tõsisel sügispäeval ikkagi võtsite nõus tulla meid nii tähtsal päeval siia külastama ja seda hetke jagama. Et ma kogu seda Eesti vabaduse ajalugu ja seda ei hakka üle jutustama ja meie neid jahilegende, aga paar sõna siiski, et me oleme siin erinevas vormis siin koeru maadel jahti pidanud aastakümneid, aastasadu, nagu neid kindlasti. Ja koeru jahiselts on väga kaua aega unistanud ja oodanud seda aega, kus meil oleks üks oma selline kindel oma koda. Et oleme siin erinevates kohtades siis oma toimetusi teinud, aga nagu kõik võivad aimata sellisel ilusal mõdrajahi päeva õhtuks ikka tahaks kuskile rooja ulu alla. Ja mõned aastad tagasi, kui me selle koha siin ossime, hakkasime siis kohe ka mõtlema, et oleks muidugi oma sellist hoonet siia tarvis. Ja muidugi alustame siis kohe, et väga suur selline alguspunkt selle jaoks oli see, kui Eesti Jahimeeste Selts, kus on siin esindaja Andres Lillemäe, on tulnud meid külastama, kes siis ka pidasid pingsed läbirääkimisi riigiga, et selline väike toetus jahimeestele ka riigi poolt nagu võimaldati erinevatele jahiseltsidele Eestis. Et ikkagi, nagu Eesti vanasõna ütleb, et kui sul see püss võib sul Vene oma olla, aga jahimaja peab ikka vastama euronõuetele. Nii et sellega oli meil selline väike puudujääk seni, aga hakkasime siis nii-öelda nende võimaluste tekkides kohe plaani pidama. Ja alguses oli meil muidugi selle hoone jaoks neid eskiise väga palju erinevaid laual. Alates siin mõni meenutas koeru kirikut, siin oli pardek üle Viru hotelli moodi mõni, aga lõpuks siis tänu meie oma heale jahimehele Raivo Matroile, kes meil oli head sidemed Oti jahiseltsis, kes olid just värskelt endale siis pikkade vaidluste tulemusena sellise ideaalse jahimaja püsti pannud. Ja saime sealt väga palju inspiratsiooni ja suur aitäh kõigepealt kohe Oti jahiseltsi meestele. Et nad meiega oma mõtteid ja joonistusi väga lahkelt jagasid, nii et ma arvan, et see on teine siis midagi sarnase plaaniga. Neid tuleb kindlasti veel palju. Ja muidugi, nagu ma juba mainisin, siis, et siin meid riik aitas, aga loomulikult ka kohalikud kogukonnad ja kohalik vald väga aitas meid ka, et selline esimene pisku ja saime ikkagi kõik oma sellise finantspaketi kokku selle asja jaoks. Muidugi enamus oli meil siin oma sentide ja kopikate najal kokku korjatud. Aga lõpuks see sai. Ja järgmine faas oli meil muidugi, kui me hakkasime ehitamist siin planeerima, siis juba kevadel. See oli meil seal ka üks kindel kriteerium, et kui me juba ehitaja valime, siis olgu selline ehitusfirma, kes oleks ka selle omaniku nimega. Õige mees ikka oma nime nagu ei rikkunud, et meil oli laual neid erinevaid, kiire ei paindunud neid kõiki ütlema, aga lõpuks ikkagi Indrek Roostar, kes siis, kelle me valitseme välja ja me oleme väga rahul oma meeskonnaga, tema tööga. Kõik teavad, mis ehitussektoris on toimunud ja kõik edasi, aga meil kõik väga ladusad koostöö, nii et see oli super kogemus. Me oleme kuulnud küll ka teistes jahiseltsides, kes samasuguseid asju teevad ja ühel ühtemoodi ja teistmoodi hädad, aga meie õnneks Indrekule tema tublile meeskonnale saime selle kõik. Näidata teile ka maja sisemust ja oleme teile väikse laua ette valmistanud, aga loomulikult annan veel ka sõna kõigile, kes tahaksid meile midagi selle maja avamise tänutäheks tulevikuks mõne sõna öelda. Nii. Mida? Kas me nägi? Anna meile kohe.
kohe ära, kuidas seda maja kasutada ja meil siis jahiselts Oti esindajad, kus natuke see ka meist asi alguses. Naljatamisega ütlesin, et kui Vene ajal olid tüüpmajad, mingi Ants ja Toomas ja mis nad seal olid, siis seda võiks siis nimetada aidutüüpi jahimajad. Aga tegelikult loomulikult, et suur asi on, maja on valmis, et eks üht-teist on paremini, on nõustatud hästi. Mõni asi võiks on teistmoodi olla veel endiselt ma ütlen selle kohta, aga väga üks maja. Aga kõige tähtsam loomulikult on see, kes eest veab. Kui on eestvedajaid, kui on sihilööjad nii-öelda, kes hoiavad sihti, teavad kuhu minna ja mida nad teha tahavad, siis küll leiab ka, kes järgi tulevad ja kes aitavad kaasa kõige selle hea tekkimisele ja küll leiab raha. Kõige tähtsam, et kui on üks kindel eestvedaja, kes tahab asja ära teha, siis leitakse raha, siis leitakse inimesed, leitakse vahendid kõik. Ja selleks, et siht ikka sirge oleks ja oleks kuhu vaadata, siis kingin teile kinni. Ma tänan. Lisaks on see, nad ära tapavad. Mida suveskomissi jäädesta. Loomulikult. Kui liiga pikale läheb, siis ütled stoppa. Et ma võin enda kohta öelda päris tõsiselt, et ma olen see viimane valgesuuk. Nendest meestest, kes Eesti Jahimeeste 92. aastal peale revolutsiooni alustasid, olen mina ainuke, kes on järgi elus ja tööl. Teisi, kes on taevaringis või on pensil, nii et ma olen väga pikalt näinud selle Eesti Jahimeeste arengut viimase 30 aasta jooksul ja kui ajaloost rääkides 90. aastatel me püsitasime eesmärgi, et mehed riides. Kui te mäletate neid aegu, milles metsas käidi, kombinatsioonide, traktorilt tuldi, eks ole, valitutega ja see oli esimene samm. Edasi tulid jahimajad, kes siis sponsorluse korral, kes PRIA projektidega ja siis koerukeskkond tänab koerujahimehi, sest igas kogukonnas on oluline kultuur ja ma ei ole tänase päeva nii veel kordagi kuulnud, et koerujahimehed oleks kunagi eetika vastu eksinud. Sellepärast me oleme õudselt tänulikud kindlasti edaspidi loodame, me oleme teinud koostööd ja loodan, et see koostöö süveneb. Aga selle koostöö nimel siis ma kingin teile kitarri, millega saate rõõmsalt aega veeta ja kasutage, kuidas seda oskate, ja me oleme otsustanud siis oma maja pidulikuks avamiseks. Me palume teid kõiki sinna meie pea sissepääsu juurde. Veel, et natukene aega. Aga me siis paigaldame selle kõik ühiselt sinna seinale mõne aja pärast. Palun. Tere kõigile, mina olen Järva-Jaani jahtkonna esimees Margus ja vajadusel me oleme väga lühikese jutu mehed, nagu täna. Tulirelvad ja jahipidamine, need vist on käinud käsikäes sellest ajast saadik, kui tulirelvad leiutati ja eks iga jahimees teab ju, et oma relva tuleb hoida ja selle eest hoolitseda väga. Sellepärast otsustasingi teile kinkida sellise püssi puhastamise varda. Kui te selle pikkust vaatate, siis tõesti sellega on võimalik kõigi jahil osalejad relvad ära puhastada peale jahti paari tammega. Et edu teile selles ja kui püssi puhastamise juures liiga igavaks läheb, siis väike laulu oli ka sinna asja juurde, nii et olge tublid. August kapivad. Proovi, kas see... Ei, lase kruvi läbi. Sissepoole minema sealt. Mahaga. Hea küll. selle külgesse tuleb. Jaa, nii kõva. Vaata nüüd teie see pool on natuke vaata seal on kõik tugevalt siia. Kas on otse või? Nii on otse, jah? Oodake, jah. Tähtsalt külaline mees ära.
palume edasi. meil on tagasihoidlik laud kaetud. julgemalt. võime teha kohe ühe, oot, aga teeme ühispildi ära siin. Teeks kohe 2 minutit. Tulge siis kõik siia meil. Ja. Tulge natuke sealt selle alt ära. see äär ka seal. Jaa. No ja kompaktselt ja siis kükitada ka, et oleks terviklik pilt. Liisuvalt on vägesti. aga astuge edasi. kes pole käinud, vaatame ruumid üle. Ei ole käinud. Ei ole. Ei, palun, tõstke targu peale ja